Valgus Meedia osales sel suvel Eesti Kristliku Nelipühi kiriku suvelaagris, mis toimus Anija vallas Nelijärve puhkekeskuses. Siis kummardun ta ette Laagrisse tulid kokku üle Eesti nii Nelipühi kiriku liikmed ja sõbrad, aga kohata võis 4 päeva jooksul erinevatest kristlikest konventsioonidest osalejaid. Laagrisse olid loomulikult oodatud ka inimesed, kel puudub kristlik taust ja kokkupuude kirikuga. Siin on nii palju head juhtunud. Ühtsus on teema ja tundub, et kui siin ringigi vaadata, siis tundub, et see teema on väga praktikasse nagu läinud. See teema ühtsus, kohe kui ma nägin seda teemat, siis see väga kõnetas mind ja mõtlesin, halleluuja, see on just see, mis on Jumal mulle südame pannud juba viimased 2 aastat vähemalt ja mis on nii vajalik teema Kristuse ihus. Ja see julgust ja see kinnitas mind ja ma usun ka seda Kristuse ihu siis, kes siin sellest osa said ja said innustust ikkagi järgima seda 2 käsku, armastada Jumalat ja armastada oma ligimest nagu iseennast. Üksi sa ju siin ei tee tegelikult mitte midagi. Siin on ikkagi suur meeskond, kes igaüks on panustanud, tahtnud midagi teha Jumala riigi jaoks, toonud oma osa, et oleks see asi selline, nagu ta siin täna on. Ma arvan, et mulle meeldib ikka võrkpalli mängida ja lastetunnis on äge tantsida. Mulle meeldib võrkpall ja noorteõhtud. Ja noorteõhtud. Need ka toredad. Laagris osales hinnanguliselt 300 inimest, kes said osaleda erinevates mängudes ja tegevustes ja iga päeva sisse mahtus vastavalt vanusegruppidele ka kristlik jumalateenistus, milles peakõnelejaks oli Jeff Kaiser. May the Lord bless you and keep you. Õnnistagu sind ja hoidku sind. The Lord make his face shine upon you. Issand, lasku oma pale paista sinu üle ja olla sulle armuline. The Lord lift up his countenance upon you. Issand, tõsku oma pale sinu üle and give you peace. Ja andku sulle oma rahu. The Lord bless your going in and your coming out. Issand, õnnistagu su minemisi ja tulemisi. Kuna tegemist on kristliku laagriga, siis ei puudunud ka välja sirutus lähedal olevatesse piirkondadesse, et viia seda head sõnumit neile, kes ise selleni ei tule või siis ei leia teed, mis annab lootust. Üle 200 inimese kuulsid evangeeliumi paari tunni jooksul. Et igasugused siuksed asjad, ma olen lihtsalt tänulik selle kõige eest. Laagri viimasel päeval, kus pidid jätma hüvasti sõpradega ja minema tagasi oma igapäevasesse argiellu, oli ka veidi kurb ja samas oli see üks rõõmsamaid päevi, ja täname Issandat igaühe. Sest Järves ristiti 13 inimest Kristuse ihusse. Ta ette alandlikult ja näen ta hiilgust palgest valgest. Inimesed saavad kokku tulla võib-olla mõned suurematest, mõned väiksematest kogudustest, aga ka näevad, et tegelikult ei olegi ainult meie, vaid on nagu nii palju õdesi vendi üle Eesti. Ja mina arvan ka, et see nagu liidab kogudusi, kes on vist 37 või ainult kogudust oli siin Eestis. Kui nad ükskord aastas 11 näevad, et kui palju see on tegelikult väga hea ja see suurus nagu annab ka nagu oma efekti, kus mitte on nagu palju, et me ei ole igaüks samas nurgas, vaid me oleme nagu lõkke, mis põleb ja koosneb puudest, et see on nagu tore. Valgus Meedia toodab kohalikke uudiseid ja kajastab erinevaid sündmusi. VM24 uudised on projekt, mis ei ole rahastatud ega toetatud ühegi omavalitsuse poolt, mida ekslikult arvatakse. Minu elust lahutamatu osa. Tegemist on oma algatusega, seega nii sisu kui formaadi üle otsustab tootja, mis lepitakse kokku tellijaga.